Tere tulemast järjekordsesse Uncast podcasti kuulama, kaasa mõtlema. Ja täna on siis meil teine osa ühest sellisest eriväljaandest, Vabaduse alustalad. Ja täna siis räägime tervest tundemaailmast. Täna siis päris mitmeid huvitavaid mõtteid, mida kindlasti läbi käia. Nii et rõõm sind taas kohata siin, Reimo. Rõõm sind näha jälle, Arto. Alustame kohe sellest, mis sul mõttes on. Nii et hakkame siit minema. Jaa, et täna siis jutt on tundemaailmast ja sellega igaüks on teatud määral natuke hädas ja ei saa täpselt aru, mis toimub ja ma ei ole siin mingi erand, et see on võib-olla üks keerulisemaid teemasid minu jaoks ka. Ma siin mõni aasta tagasi avastasin sellise inimese nagu Beth Martens. On teda varem ka maininud siin seaduse osas. Tema on siis kunagi saanud 20 aastat tagasi vähidiagnoosi, kuulutatud muidugi surmalapseks. Tema siis avastas siit ja sealt keegi jälle kirjutas ja rääkis arhetüüpidest ja siis ta uuris neid ja teisendas nagu enda jaoks ja tänu tööle, emotsionaalsele tööle läbi nende arhetüüpide suutis ta siis sellest keerulisest olukorrast välja tuua ja elab rõõmsalt siiamaani. Ta nüüd siis kirjutas oma eluloos sellise raamatu nagu Journey ja siin ta siis räägibki oma elust läbi nende arhetüüpide. Mis need arhetüübid siis on? Need ei ole nagu midagi selles suhtes reaalset, aga nad on väga hea moodus kirjeldada või klassifitseerida natukene oma emotsionaalset maailma ja seda läbi selle kangelase rännaku, mida me näeme igal pool kõikides filmides, kõikides raamatutes. Kõigepealt on kangelane, kes saab mingi ülesande mingil moel, mis on talle nagu algul on vastumeelt ja ta ei soovi seda teha ja midagi parat ei ole, siis ta peab selle ikkagi ette võtma. Ja lõpeb muidugi kõik õnnelikult nende silmides. Aga et selline kangelase rännak. Ja siis need arhetüübid, need on tal siin 8 tükki. Tundemaailm käib läbi sellise nagu spiraali mööda. Allakäiguspiraal või siis ülespoole spiraal. Võib-olla ma hakkangi otsast pihta, et mis need arhetüübid on. Esimene neist on lapse arhetüüp. Jaotatakse, et tal on need annid ja varjud. Lapse arhetüübi annid on nagu looduse lähedus ja haavatavus ja vastupidavus ja nende arhetüüpide eesmärk ongi nagu anda sulle võimalus leida, et mis emotsioonid on sul nagu alla surutud ja mis on siin sinu psüühikat moonutanud, mis seda jätkuvalt teevad. Et siis need varjud siis kirjeldavadki seda olukorda, kus sa oled, et kui sa ennast mõnes varjus väga ära tunned, siis on põhjust arvata, et sellega oleks hea need oleks hea läbi lasta endast ikkagi lõpuks ja vabastada. Beth ütlebki, et nagu piisonitel on, et kiirem tee läbi tormi on otse läbi, aga see on muidugi asja kõige raskem osa. Et see on üpris valus, kui need asjad hakkavad liikuma. Ütleme siis lapse arhetüübi varjud ongi siis salgamine, eitamine. Üks suurimaid on hirm reetmise ees. Suur osa maailmast on selles lapse arhetüübi just selles varjus, et kõik on, valitsus on nagu ema ja isa tead inimestel. Lasteaias saadik on seda lippu levitatud ja koolis ja nüüd selgub, et asi ei ole nii lilleline, et su vanemad on massimõrvarid tegelikult. Aga seda ei taheta endale unnistada, see ongi see lapse arhetüübi vari, et hirm reetmise ees. Kas see on siis põhimõtteliselt hirm usalduse kaotamises või kadumises? Sul on nagu, see valitsus on inimestel nagu iidol
ja sa ei taha seda kaotada, sa ei taha tunnistada endale, see on nagu Stockholmi sündroomi laadne asi, et sa ei taha endale tunnistada seda, et asjad on hullud. Et see on sinu armas ema, armas isa. Ja et sa ei suuda endale tunnistada, sa ei suuda neid tõendeid vaadata, et nad on tõesti massimõrvarid. Ja siis turvatunne läheb kaduma, et see on see risk kaotada turvatunne. No jah, just täpselt. Ja siis siuke abituse tunne on varjus, lapse vari, enda kaotamine kuskil ideaalses õndsuses, mis aitab nagu reaalsusest eemaldada või põgeneda. Sa võid hoopiski tunda, et inimesed ei ole looduse osa. Sa võib-olla väldid inimesi, eelistad loomi inimesele. Sellised varjud võivad olla lapse arhetüübid näiteks. Ja mulle tundubki väga suur osa inimkonnast on selles lapse varjus suuresti. Ehk siis mingid nii-öelda hirmude taga või ütleme, mingid hirmud on nende sees, et nad väldivad teatud situatsioone, teatud jah, väldivad nagu tegelikult võib-olla isegi inimesi. Ja. Selles mõttes. Just. Arusaadav. Ja kõik, mis ma siin räägin, ma ei ütle, et mul need varjud puuduvad. Kaugeltki mitte. Et nüüd on need, sirvisin seda eile üle ja need varjud on eriti valusad mõned need. Võrreldes eelmise korra, kui ma lugesin. Nii, järgmine, ütleme, jah, kui need varjud nagu väheke saab neist sotti ja läbi tormatud neist ja midagi vabastatud, siis mööda seda ülespoole spiraali loodetavasti liigud sa siis järgmise domineeriva arhetüübi peale, et see, mis on siis mässaja arhetüüp. Ja mässaja anded on see, et sa võtad nagu õiglast võitlust või tood positiivset ja vajalikku muutust maailma, võtad nagu juhi rolli, kui on oluline põhjus, miks seda teha. Ja räägid isegi oma tõtt, kuigi isegi siis, kui see teeb sind ebapopulaarseks. Võtad terveid riske. Kaalutletud riske. Oled püsiv, et ei loobu kohe, kui esimene vaimustus üle läheb. Aga siis varjud on see, et sa võid ka hakata pimedalt võitlema ilma põhjuseta. Võitlemise enda pärast. Et siis nagu mässamise enda pärast. Jah, just. Või siis teine on, et toimub läbipõlemine nagu fokusseerimata viha tõttu. Võiksin öelda ka kohe juurde, et kritiseerimine kritiseerimise tõttu. Jah. See ei ole ka hea, jah. Nii, edasi, jah. Siis võitleme lihtsalt igavusest. Ei taha teha tööd, et sind väärtustataks sinu elu eesmärgi tõttu. Ja hoiad sellest vihast ja võitlemise energiast kinni nagu. Et see on siis ka mässe arhetüüp, et sellised varjud tuleb siis selgeks tunda, ära tunda. Ja räägin siin lõpus vabastamisest ka, et kuidas see siis umbes võiks käia. Väga äge. Selline töö emotsioonidega enda sees, et ennast nagu paremini paika või jonksu saada ja isegi ka ennast tundma õppida paremini. Et üli äge, kasulik, mulle meeldib see teema täiega. Ma olen ise neid samu protsesse läbi teinud juba aastaid, nii et ka endasse vaadanud palju ja nii-öelda korrigeerinud ja saanud ka muidugi välist abi, et selles mõttes ja see on ainult edasi viinud, et ma pean ütlema, et see on olnud väga kasulik protsess. Nii et lihtsalt julgustuks kõigile, kes pealt kuulavad seda podcasti siin, et see on hea asi. No jah, ja kui sa nendest varjudest siis vähekene sotti saad, järgmine arhetüüp on sõdalase arhetüüp. Et see on juba järgmine tase, et siin enam võitlemise pärast ei toimu, et arendad distsipliini ja hakkad algusest peale ja ehitad üles, mis on vaja ehitada. Kogukonda või oma teenust, mis muudab maailma jälle paremaks. Annad eeskuju, oled moraalselt kindel,
otsid lahenduse, mis on nagu kõigi jaoks lahendus. Õpid mineviku vigadest, teed teistel elu kergemaks. Aga siis need varjud siis sõdalase puhul võib olla hoopis see, et sa ei taha aega ja pingutust panna, et meisterlikkus saavutada. Sul on vähe distsipliini, sa oled liiga laiali valgu, liiga hajutatud. Mul on see olnud probleemiks näiteks, et mul on mingi, ma ei tea, 5 raamatut vähemalt korraga pooleli, ma arvan rohkem. Siis erinevaid videotega samamoodi. Mis tunne just on praegu, et seda ei viitsi teha, seda ei viitsi, teeks seda. Nii ta käib. Mõnes mõttes on see hea, aga samas jällegi päevad kaovad niimoodi. Kui sa niimoodi siivlid siia sinna, saaks lihtsalt, ütleme, see aitab ka nagu seda tundemaailma tormiga tegelemist vältida. Eks ma teadvustan seda ka aina enam. Jah, siis üks vari on veel sõdalasel, et üritad domineerida teiste üle ja tahad iga hinnast võita. Nagu me seaduse osas rääkisime vist, et võitmine ei saa olla eesmärk. Sa pead tegema seda, mis on õige ja võimalikult hästi. See, kas võidad või ei võida, selle otsustab looja. No ja võid teha siin samu vigasid jälle ja jälle. Võid ka tunda, et sa ei suuda võita. Üks on see, et tahad iga ennast võita või siis hoopiski tunned, et sa ei saa võita kunagi. Et see vastas olev jõud on niivõrd suur ja ülekaalukas. Ja siis ei teegi midagi. Jah, just. See tundub nagu mõttetu üldse midagi teha. Niikuinii kaotas nii-öelda justkui. See ongi see, et kui tähendustada seda võitu nii kindlasti. Võidad sa niikuinii, eks ju. Aga pealt näha võib-olla mitte, eks. Sõltub ja mida sa võiduks pead, eks ole. Kui sa teed mis õige, sa ei saa kaotada lihtsalt. Selles mõttes küll, just. Eks me räägime terve vaimu saates sellest rohkem ja põhjalikum. On sul midagi lisada? Selles mõttes, mis puudutab seda emotsionaalset poolt ja endast arusaamist, siis ja näiteks ka sellist asja, nagu sa ütlesid, et sa oled nagu justkui pilla-palla veidi, et fookus ei ole nagu paigas, 5 raamatut on pooleli ja nii edasi, et siis meil tekib see edasilükkamise efekt ka tihti peale, et kuidagi ei jõuagi millegagi lõpuni, et see on lihtsalt edasilükkamist. Ja ma sattusin ühe raamatu peale, mille nimeks on Lõpp edasilükkamisele ja eesti keeles täitsa olemas, mul on see PDF-ina isegi olemas. Kuskilt Äripäeva Ekspressist või ma ei tea, kus seda tellida sai. Sealt tellisin, sain siis e-raamatuna ja pean tunnistama, et ma olen seda raamatu lugemist lõpuni edasi lükanud. Aga ma ei tahtnud mitte selle pointi juurde tulla otseselt, vaid selle juurde, et see raamat räägib sellisest asjast nagu sisemine elevant ja sina oled nagu see elevandi juht. Ja seal on selline dünaamika nende vahel ja et kuidas nagu oma elevant liikuma saada ja kuidas nii-öelda mingit lävepakkusele ületada ja just see, et sa ei jääks kinni takistuste taha, et mõtled, et mõttetu, ma annan alla vaata ja siit enam edasi ei saa ja lootusetu. Et nii-öelda, et kuidas nagu ennast teisiti ka mõtlema saada ja kuidas see emotsionaalne pool siis nagu sellega ühendusse õigesti nagu toimima saada. Et see on väga kasulik raamat, soovitan lugeda. Ja ma panen selle, ma ei saa ilmselt seda PDF-i jagada, sest et siis oleks autorikaitse rikkumine, piraatlus oleks see sellisel juhul nii-öelda halvas mõistes. Aga kui võimalik, siis soovitan tellida endale see raamat, nii et see tasub ennast ära, selle lugemine. See teeb asjad ülilihtsalt selgeks selle koha pealt, et räägib just väga lihtsas, selges keeles, et illustratsioonide, piltidega selle juures, et väga hästi saab aru. No selle raamatuga samamoodi, et see on mul ka PDF-ina olemas, aga niimoodi ei saa jagada. PETH-ile kirjutada, siis PDF-i saab 5 euroga minu arust. Või $. Nice. Lisaks igaks juhul disclaimer siia vahele, me ei müü neid raamatuid, me ei saa mingisugust finantsilist tulu selle pealt ja need inimesed isegi ei tea, et me neid reklaamime. Ei tea. Just. No jah, kui siis sellest sõdalase varjudest jällegi natukene selgus saab, siis järgmine arhetüüp on hooldaja, hoolitseja
nurturer. Tema annid on siis teiste inimeste väärtustamine, nende aitamine, et nad edu saavutaksid, nagu helde andmine, enda andmine, parema maailma jaoks panustamine, lojaalsus, sügav hoolimine, empaatia, kannatuste leevendamine, töötamine teiste heaks rohkem kui enda heaks. Varjud ka, et selline eneseohverdus, mis imeb energia välja ja ei tee seda olukorda sugugi sacred, mis ta võiks olla püha, päris vist ei ole või on? Jah, püha jah, põhimõtteliselt, et ei tee seda pühaks nii-öelda. See ei ole nagu eriti selline pühalik tegevus, et sa ennast niimoodi ohverdad. Ja selline äärmuslik eneseohverdus, eks ole, et endale ei jäta midagi selga, et annad kõik riided ära, kõik toidu, kõik lihtsalt ainult teistele ja endale null, vaata, et see on nagu, see ei ole küll päris nagu minu arust, see ei ole õige, et sest ühel hetkel lihtsalt see põletab läbi. Ja sul ei ole midagi anda. Jah, täpselt, ühel hetkel pole midagi anda. See võib olema jätkusuutlik. Just. Jah, siuke enesesalgamine. Ja siis selline salajane põlastustunne nende vastu, keda sa aitad. Tänu sellele, et sa nagu annad rohkem kui võiks ja nagu lubad teistele liiga palju või hoiad neid tagasi, et nad sind vajaksid nende progressi. Näed teisi nagu võimetuid, kes ei saa hakkama, tunned ennast asendamatuna, sisestad ennast teiste ellu nagu küsimata. Ja arvad, et kui sind vajatakse, siis oled sa armastatud. Sellised varjud, et wow. Et ma arvan, et see paneb nii mõnegi inimesel kellad helisema. Võib-olla see kõik ei olegi päris nii hästi ja aitab võib-olla sellest natukene jällegi paremini aru saada. Et miks ma aitan inimesi ja samal ajal nad mulle ei meeldi või see võib olla täitsa teemaks. Seda küll, päris huvitavad lähenemised. See päris palju selgemaks kohe. Eriti kui sellised näited on kohe välja toodud, siis nagu vaatad, kuule, ma tunnen selle ära, vaata vastu. Kuule, mul on seda teist, vaata, eks. Peaks sellega ilmselt tegelema. Siis nagu mõistad seda ka, et kuule, aga see on ju probleem. Seda ei tahaks ju oma ellu, vaata, et mis ma tast ikka, ega see mulle head ega kasu ei too ja teistele ka mitte, vaata, et siis parem loobuda sellest nii-öelda probleemsest asjast. Et ongi, et tark inimene õpib teiste kogemustest võimalikult palju. Et kindlasti. Enda kogemus on muidugi asendamatu, aga see ei pea täpselt samasse auku astuma nagu miljonid enne sind, et võid natuke varem kõrvale astuda. Tõsi jutt. Mõnesse kindlasti astud, aga vahepeal võiks nagu sirge tee peal ka käia, mitte ainult aukudes koprada. Seda küll. Nii, palju neid arhetüüpe sealt veel tuleb? Kusjuures arhetüüpide kohta ma ütlen vahele, ma nägin ühte YouTube'i videot, kus toob väga hästi lahti seal sisemise kriitiku see arhetüüp ja mingid muud asjad olid seal veel. Päris huvitav kuulamine. Ma ise nagu teisi ei olegi väga uurinud enam, aga sisemaailma saab väga erineval viisil erinevate arhetüüpide abil lahata. Asja eesmärk ongi nagu see, et aitaks asjas selgus luua mingil moel, et võib-olla mõne inimesele Bethi arhetüüpide struktuur ei sobi kõige paremini, aga mõne teise omadeldagi sobib, et aru saada oma. 4 tükki on veel, et nüüd lähevad, järjest kõrgemale läheb. Või järjest madalamale, kummale poole liigud. Järgmine on armastaja profiil, lover. Seda võib tõlkida ka vist armukeseks või? Mõned tõlgivad niimoodi, lover. Kuigi lover on tegelikult see nagu armastaja tegelikult, see on õigem sõna, jah. Jah. Siin ei ole armuke. No tema ennid on kirglik huvi, andunud pühendumus, võime leida ilu, isegi inetus, sügav süvenemine, tõe eelistamine klammerdumisele vana külge. Või vales elamisele. Jah, just. Teiste aitamine, et nemad ka saaksid need teadmised, terveneksid ja kasvataksid oma hinge, oma emotsioonide voolu
nagu vastuvõtmine ja vabastamine teena vabadusse siis. Moraalne intelligentsus, teiste inspireerimine, teadmised muudad sa elutarkuseks endale. Kogemused on sul sügavad. Aga seal on ka varjud. Üritad olla täiuslik. Võid muutuda sundmõtteliseks, obsessiivseks tõe otsimisel. Tõe ja ka ilu otsimisel, mis raiskab energiat. Võid hoopiski klammerdama hakata. Liiga või otsid kedagi teist alati, et enda elu eesmärki nagu realiseerida. Ja kas või enese kahjustamiseni. Oled võib-olla hoopiski emotsionaalsete kannatuste külge klammerdunud. Et nagu justkui nagu naudiks kannatusi või mis mõttes? Emotsionaalsed kannatused, sa ei tahagi neist loobuda. Et sa ei taha loobuda valust, eks ole, mida keegi näiteks teine sul teinud. Sa oled identifitseerinud selle valuga. Ja sa oled nagu sina. Ja sa ei taha sellest loobuda. Nagu terve ihu saates rääkisime haigustest, ma ei tea, kas ma seda mainisin, et terve haiguste kontseptsioon ei vasta tõele, et need on lihtsalt sümptomite kogumid. Ja need haiguste sildid on mille külge inimesed näiteks klammerduvad. Et mul on nüüd see ja eluaeg on tabletti võtma ja ära räägi mulle midagi. Identifitseerimine ennast nagu mingi haigusena või? Mingi kannatusega, kas emotsionaalsega. No see haigus on ka emotsionaalne kannatus. Lisaks füüsilisele. Võib-olla sa otsid armastust ja heakskiitu ja ise arvad, et sa otsid teadmisi ja tõde. Võib-olla sa oled liiga kiindunud ilusse oma enda väljanägemisse, brändi ja avalikku persooni. Ja võib-olla upud tunnetesse ja jääd sinna lõksu. Armastaja varjud. Põnev. Kusjuures väga head küsimused või nagu need mõjusid nagu küsimused praegult. Need, mis sa just ütlesid, et võib-olla see, võib-olla teine. Inimene mõtleb pealt kaasa, eks ole, et okei, võib-olla tõesti. Ja siis ma olen avastanud, et küsimused ongi hästi hea viis, kuidas saada inimesi liikuma probleemide lahendamiseks ja nii edasi üldse millegi ettevõtmiseks ongi see, et sinule on antud siis ülesanne nagu, et kui sinu käelt küsitakse, sa pead andma vastuse, eks ole. No näiteks, et mida sina soovid oma eluga ette võtta, või mille nimel sa elad? Ja siis on see, et okei, ma pean nüüd vastuse välja mõtlema, et jah, on ju. Et see ei ole see, et keegi ütleb sulle ette, vaid et sa pead ise selle nagu leidma või sõnastama ja selle nagu läbi kaaluma, arutlema, välja mõtlema, avastama. Et see on nagu hoopis täiesti teistsugune lähenemine. Ja ma olen avastanud, et see on väga kasulik lähenemine. Minu puhul on see töötanud niimoodi just. Kus ma pidanud ise mõtlema ja selgitama välja. Vaata, keegi ei taha loenguid kuulata. Kõik tahavad, et nende arvamus kuulataks. Igaüks tahab ikkagi ise rääkida pigem. Ja teine räägib, siis ootab, et tihti peale, et mis ma ise järgmisena ütlen. Et selles mõttes seda on hea küsida inimestelt ja olla huvitatud, mis nad sulle ütlevad. Jah, kindlasti. Tegin hiljuti läbi Lark and Rose'i kursuse. Candles in the Dark, küünlad pimeduses. Ja siin oma Telegrammis ma postitasin ka selle lühitutvustuse eestikeelse sellesse, et mis seal kursuses on. Ja seal ongi see, et tulebki nagu küsida ja kuulata. Et kui sina räägid rohkem kui teine, et siis on midagi valesti. Kui su eesmärk on inimene mõtlema saada. See ka loengu pidamine, kui sa teed omale YouTube'i videot, siis muidugi pead loengut ja räägid, mis sa arvad. Aga nii üks ühele suheldes ikkagi, tuleb ikkagi kuulata, mis teine inimene arvab. Kui soovid, et siin midagi muutuks. Nõus. Kuuleme siis veel need ülejäänud arhetüübid ka ära. Jah, ütleme järgmine on siis nautija, hedonist. Tema siis naudib elu, näitab teistele, kuidas elu nautida. Peatub, et
lilli nuusutada. Kasutad naudingu energiat, et nagu jumaliku poole juhatada. Tõstab elukvaliteedi enda ja teiste jaoks. Tal on nauditav elu ja töökeskkond. Töötab nendega, kes sobivad temaga. Eesmärgipärane. No ja varjuda on siis, et otsib seda naudingut nagu teadvustamata kuni ka enese kahjustamiseni ja teiste kahjustamiseni. Ignoreerib vastutust, eriti majanduslikku. Kasutab naudinguid põgenemiseks, on nendes sõltuvuses. Ja tunneb, et nüüd on kõik saavutatud. Sellised plussid ja miinused selles arhetüübis. Ja mul on olnud ka endal seda, ma tunnen ennast ära siit üsna mitmes punktis. Kaasa arvatud see, et nüüd on kõik saavutatud. Seda tunnet on olnud ja siis ma olen aru saanud, et meenutan korra, et aga tegelikult minevikus ju ma olen olnud ka nendes punktides, kus tundub, et nagu kõik on juba kogetud ja nähtud enam-vähem, aga ikkagi olen midagi uut avastanud, et järelikult on alati ikkagi midagi uut avastada, sa ei tea, et on avastada. Ja tõenäoliselt on lõpmatult avastada uusi asju nii enda kohta, üldse elu kohta ja nii edasi, eks, selles mõttes. Et see on nagu päris selgeks saanud ja ma olen lihtsalt mõelnud selle peale ka, et mis siis, kui ma saavutan kõik oma eesmärgid, ütleme, jõuangi selle tasemeni, kuhu ma nagu kujutan ennast ette, kõik on saavutatud, kõik on tehtud, vaata. Et kas siis, mis siis nagu peaks järgmiseks tulema? Ja minu aju on öelnud, et siis on passiivsus, vaata, vähemalt vanasti oli mul see, et kui ma nüüd saavutan kõik, siis on lebo, siis on nagu see, et kõik on tehtud, ma ei pea rohkem midagi tegema. Valmis, nüüd on nagu puhkerežiim või selline, et nii-öelda rohkem ei pea midagi tegema, et valmis kõik. Passiivsuse režiim tuleb sisse. Et kõik aktiivne asi on ära tehtud, nüüd on passiivsus. Ja siis hakkabki tihtipeale seda allakäiku tulema või elu läheb igavaks või midagi muud, eks ole. Et ei ole nagu enam kuhu nagu edasi pürgida või edasi liikuda. Et justkui kõik on tehtud ja saavutatud. Vähemalt siuke arvamus on nagu justkui või isegi mõnikord siuke tunne. Aga see tunne tuleb muidugi mingist mõttest, eks. Ja see on tegelikult ka vales elamine selle koha pealt, et tegelikkuses asjad ei ole nii, et sa oledki saavutanud kõik. Alati on midagi uut, kuhu edasi liikuda. Jah. No jah, see passiivsusrežiim perioodiline, see on nagu sisse ehitatud süsteemi ka, et sul on selline 9-5 töö, eks ju, mida sa eriti ei naudi. Ja siis oled ära teeninud selle nädalavahetuse, kus sa lihtsalt lebutad diivanil võib-olla. Mis on loomulik samas, eks ju. Lihtsalt kurnatud sellest vales elamisest. Ja samamoodi pension, eks ju. Inimesed tihti ootavad pensioni ja mõtlevad, et seal saabub mingi eriline taevamanna. Just. Kui tervis on hea ja saad teha, mis sa tahad, miks ei, aga terve elu võiks olla ikkagi võimalikult hedonistlik selles mõttes, heas mõttes. Jah, kui sul on Bitcoini pension, siis on muidugi väga hästi, vaat. 10 Bitcoini näiteks, kuskil istub sul rahakotis. Kunagi kasutasin sellist pensioni, aga ausalt öeldes läks ikka nagu tüütuks. Ja lõpuks kadus ka võimalus. Järgmine arhetüüp on kuninga, king arhetüüp. Tema tugevused on siis, kui sa oled oma hedonistlikest kalduvustest soti saanud, edasi liigud, eks ja siis asud teisi juhtima, oled teistele eeskujuks, võtad haarad härga sarvist, oled kogu aeg keskmes, tähelepanu keskpunktis, lood teistele lahendusi kasutamiseks, lood uut kultuuri, annad edasi oma elutarkust, et teised ei peaks struggle. Mis sa arvad? Nagu rabelema elus või? Jah, rabelema nii palju, nagu sina seda pidid tegema. Tunned hea meelt, kui teistel inimestel läheb hästi. Teed uusi liikumisi, mis on paljudel abiks. Iseseisvus, kompetents, hinge tõdede väljendamine, materiaalne küllus, tunned ennast maailmas kodus, otsustavus. Aga kuningas võib varju ka sattuda.
et võimu otsimine ja kuritarvitamine ja ei taha, et sinu kliendid või õpilased või teised lähedased saaksid sinust paremaks või ettepoole. Lood sõltuvusi, samamoodi nagu see hoolitseja oli, et hoia teisi tagasi, et nad vajaksid sind. Enda kiitus, suureks puhumine. Et sa vajad järgijaid, et sa ennast hästi tunneksid. Tunned, et sul ei ole kontrolli, tekitad kaost, väldid fookust ja oskusi, oled liiga mugav, jääd vastandite vahele rippuma või oled dogmaatiline, türanlik kuningas. Kui sa suudad nüüd olla selline eeskuju ja juht ja luua uusi võimalusi, uut kultuuri, siin löövad varjud ka muidugi välja siis, kellel mis endaga tuleb jälle siis tegeleda. Ja kui sa sellega hakkama saad piisaval määral, siis võib hakata domineerima alkeemiku arhetüüp. Andideks on täielikkus, wholeness, vastandite liitmine, millegi loomine ei milleski, sisemine töö ja tervenemine, töötamine sotsiaalse õigluse nimel, selle heas mõttes, õige ajastus, teiste aitamine, et nemad muutuksid, juhtide konsulteerimine, teiste väärtustamine, inspiratsiooni kvanthüpped, vabastamine, loomingu siis, võime eristada, teenitud elutarkus, pidev eksperimenteerimine, selgelt nägemine, minimaalse sisendiga maksimaalne väljund. Alkemist jah, on selline, kes kuningaid suudab juhendada. Aga temal on need varjud, et võid olla hoopiski pahur nende sotsiaalsete ebaõigluste suhtes. Ei võtagi midagi ette. Sul on halb ajastus. Fokusseerid, keskendud sellele, mida sa ei soovi. On jällegi see hajutatud fookus. Põrutad liiga palju eri suundadesse. Või kasutad lausa maagiat teiste vastu, nagu loitsud ja needused. Ütleme, pead viha. Tarbid selle asemel, et luua. Võid ka jääda vastandite vahele jällegi. Kinni, jah. See oli see 8. arhetüüp. Vaata, see on nüüd niimoodi, et kui sa nüüd liikusid üles, ütleme, mööda seda spiraali, siis kui sa nüüd need alkeemiku varjud ületad, see ei tähenda, et tekib selline hedonistlik paus, et oledki kohal. Ei, see on spiraal. Järgneb jällegi lapse arhetüüp, aga kõrgemal tasandil. Ja siis tulevad need peenevad varjud võib-olla esile, mida ja kõrgemad annid, mida sul eelmisel ringil ei olnud veel. Väga äge. Jätamegi siinkohal pausiks, sest et siin on hea koht, kus nüüd inimene võtab ise selle raamatu, uurib, mis seal on siis. Ja. Et tahtame väikse saladuse katte siia. Ja. Aga tänud, et võtsid aega selle asja lühidalt ja mõistetavalt kokkuvõtteks. Lausa sassi, aga ühesõnaga jah, et selles mõttes. No ma lubasin veel vabastamisest paar sõna mainida, et jah, osalesin sellel kursusel, ürgjõu kursusel Primal Power. Tess ütles ka, et naistele on see tunde maailmaga tegelemine palju lihtsam, et meestel on see keeruline ja on ka. Seal olid veel eraldi arhetüüpid, aga neid ma pikemalt ei hakka siin rääkima. Neist ma nii hästi pihta ei saanud ka enam. Ma mainin lihtsalt ära, et siin mees-nais energia arhetüüp, see on siis kalkriipsuga, et see on üks arhetüüp, mees-nais arhetüüp. Siis lapse arhetüüp, see on väheke erinev.
kõrgjõu arhetüübina. Ohvri arhetüüp, prostituudi ja sabotööri arhetüüp ja igaühel on jällegi omad annid ja omad varjud. Aga jah, ütleme, see on veel selline emotsionaalne skaala, mis on samuti spiraal. Ja teise nurgalt see on apaatia, lein, hirm, lõbujanu, viha, uhkus, julgus, aktsepteerimine ja rahu. Ja sealt edasi, kui saavutad rahu, tekib jälle mingi aja pärast apaatia, hakkab otsast peale. Jällegi järjest kõrgemal tasemel, loodetavasti. Aga selle vabastamisega nüüd, et selleks ta kasutab veel selliseid mõisted nagu programmid, et mida sa oled ise endale, mida inimese sisemaailm nagu automaatselt loob teatud tingimustel. Kui sa, muidugi mitte, kui sa oled piisavalt teadvel, aga oleneb, mida noorem sa oled, seda vähem sa teadvel oled reeglina ja seda kergemini need programmid tööle hakkavad, kui need varases nooruses käivitada. Ja mainiks neid ka mõned, et sellised programmid on madalamad ja kõrgemad, et üks madalam on, et ma ei saa võita. Sul on selline programm. Ja kõrgem variant sellest on, et sina ei saa võita. Või keegi teine ei saa võita, eks. Et vaatad kedagi teist ja ütled, see mees on siuke luuser ja sellel ei õnnestu kunagi midagi. Ja selle peale enda peale sa ei mõtlegi. Et see on siuke kõrgema energiaga. Ma ei ole küllalt hea, on madalam energiaga programm ja sina ei ole küllalt hea. Keegi teine ei ole küllalt hea. On kõrgema energiaga programm. Need madalama energiaga programmid, neid on kergem näha, aga raskem nagu deprogrammeerida. Neist lahti, neist vabaneda. Ja teised on jälle raske näha, kui kellegi teise suhtes see programm sul on, et see ka, et ajad täiuslikkust taga või nõuad teistelt täiuslikkust, eks. Seda on raske näha, kui sa nõuad teistelt täiuslikult, et see on programm. Aga seda, kui juba näed, siis on seda kerge lahti lasta, et see on siuke kõrgem energia programm. Ja võt siin nagu see eelmises skaalas oli ka see apaatia seis, see ongi see seis, kus on kõige raskem liikuma saada üldse, et sul on nagu motivatsiooni üldse hakata siin deprogrammeerima. Ja kui sa sellest nagu suudad edasi saada leina emotsionaalses seisu, siis sealt saab hakata juba vaikselt edasi liikuma. Aga jah, siis ongi, et see madalam energiaprogrammid, et käivadki siin selle emotsionaalse skaala madalamasse ossa, et sealt tuleb kuidagi liikuma saada. Beth on teinud mingid audiosid ka, et kus ta nagu juhendab, kuidas seda natukene aidata. Aga mis ma veel mainin on see, et väga huvitav kontseptsioon on tal see, et igal tundel on nagu oma vibratsioon. Katsu see ära tunda, et kui sul on see programm, et ma ei suuda võita, siis tunneta ära see vibratsioon. Kui sul on see, sa tunned, et sinus käib see, ma ei suuda võita. Maailm on minu vastu. Tunneta see vibratsioon ära ja siis saab sellest nagu läbi minna. Ära olla selle vastu, nagu Jung ütles, et oli vist Jung minu teada, et what you resist persists, et millele sa vastu töötad, see jääb püsima. Et nipp ongi selles minu arusaamist mööda, mitte et ma seda valdaks, isegi keskmisel määral mitte. Aga ongi see, et sa tunnetad selle energia ära ja lähed sellest tormist läbi. Sa ei hoia sellest kinni, vaata kõik need programmid, need tahavad ära minna tegelikult. See, kui sul tuleb uuesti tuleb mingi hirm esile või mingisugune programm esile, ükskõik mis, siis see tähendab seda, et tegelikult see või tunne või see tähendab, see tahab ära minna, kui see on tegid halba enesetunnet. See, miks ta ei saa ära minna, on see, et sa ise hoiad seda kinni. Et see vabastamine ongi see, et
ära hoia enam kinni. Et tunda ära see, et sa ise hoiad seda kinni. Jaa, nõus, sest et ma olen avastanud endal seda sama asja. Ja ma olen mõelnud, et miks ma vahel hoian kinni mõnest asjast. Sest et tegelikult põhjus on lihtne. Inimesed hoiavad kinni sellest, mida nad peavad väärtuslikuks. Täpselt nii on. Ja teema on selles, et väga suur osa inimesi, kui mitte kõik, või peaaegu kõik ilmselt, väärtustavad hirmu. Ehk nad peavad seda väärtuslikuks asjaks enda elus, mis nad mõtlevad, et ilma selleta nad ei suuda toimida, ilma selleta nad ei suuda elus hakkama saada, vaata, et neil on vaja hirmu, et see on nagu nende abimees, vajalik asi, et midagi pekki ei läheks, et midagi katki ei läheks, et midagi valesti ei teeks, seda kasutavad hirmu enda nagu heaks, enda hüvanguks. Aga samas, nad hoiavad seda sellega kinni, eks ole, see on sihukene süsteem. Ja kui mingi hetk oleks vaja sellest lahti saada, siis on juba see, et kas ma ikka loobun sellest, äkki on liiga väärtuslik, vaata, kas ma kraatsin seda tegelikult ära anda, kas ma nagu, ja siis tuleb see hirm, et aga kas ma saan ilma hirmuta hakkama? Hirm, et ma ei saa ilma hirmuta hakkama. Mul oli endal see. Aga ja siis mõtlesin, et aga mis juhtub siis, kui ma kogu hirmu ära annan, et ma olen 100% hirmuvaba, mis siis juhtub, kujutsin ette peas olukord, mismoodi ma siis käituksin, vaata. Kas ma siis tantsiksin tänavatele, laulaksin, oleksin täiesti niimoodi, et suva, mis teised arvavad, täiesti ükskõik, vaata. Ma ei tea, poes naeratan kõigile, vaatan otsa, vaata, lähen, teen mingit chillin, tantsin kuskil Olerexis, vaata. Ja olen siuke lõbus, rõõmus, vaba, siuke nagu täiesti hirmuvaba, vaata. Absoluutselt midagi ei karda. Siis nagu mõtled, et oot, aga kas ma siis oskan ikka piisavalt hästi arvestada tagajärgedega, vaata, et siis me oleme harjunud just, et nagu hirmu abiga nagu mingis mõttes kalkuleerime oma võimalikke tagajärgi, et äkki see toob meile midagi halba kaela. Ja siis me juba hirmuga, et äkki me saame sellega halba kaela, äkki inimesed vaatavad, et ma olen veider, siis nad hülgavad mind selle peale. Nad ei taha minuga tegemist teha ja siis ma kaotan sellega võimalusi ja ma ei taha oma elu halvemaks teha, sest ma ei taha tunda õnnetu olemist ja ma ei taha olla hüljatud. Nii et parem ma siis ikkagi ei tantsi seal Olerexis, vaata. Et lõppkokkuvõttes on see selline asi. Ja siis on see, et hirmu väärtuslik, ma jään selle juurde, see on ikka hea asi, vaata. Aga valuga on tihti peale sama asi. Oi, see inimene tegi mulle niukese ülekohtu asja, et mina ikka talle ei andesta, vaata. Et oi, ma hoian seda valu kinni, sest et ma näen, et see on nii väärtuslik asi, see valu mulle. Kuidas ta küll võis, how dare you, vaata umbeseks. Et sellise hoiakuga ja aastaid mõned inimesed ei lase lahti oma valust. Nad mõtlevad, et nii on parem viis elada. Nad mõtlevad, et nad teevad endale teene sellega, kui nad hoiavad sellest valust kinni. Mis on tegelikult valest, et see valu sööb neid seest pidi ja teeb nad õnnetuks ja nad ei ela paremat elu vaata selle äärelt. Selles on see teema ja vihast hoitakse ka kinni. Samamoodi uskudes, et see on midagi väärtuslikku, millest tasub kinni hoida. Nii, aga lahenduste juurde. Ma vaatan, saade on veel nii pikaks läinud, sest et nii põnevad teemad ja asjad. Ma ei tea, kui palju inimesed jaksavad veel kuulata, aga kes jaksab, see kuulab edasi, kes ei jaksa, kuulab pärast, paneb nii-öelda pausi siit ja homme play või mille iganes. Igal juhul mina siit tahaks jätkata veel ja mul on veel slaidid, mida ma tahaks jagada. No nii, et siis võtan väikse siin juhtimise. Et see vihast loobumine ja üks asi on see, et kuidas võita viha kõige paremini. Kuidas võita hirmu kõige paremini. Mina olen näinud, et kõige tõhusam viis selleks on armastus. Ehk siis sa aktiveerid armastuse endas. Otsustad armastada. Ja kui sa otsustad armastada, siis sa selle käigus ka tegelikult loobus vihast ja samas see tegelikult juba kuidagi lükkab sinust nagu seda viha välja. Ausalt öeldes see peseb seda ära või nii. Siis nagu mõistad, et armastuses sa saad palju paremini toimida, palju paremini olla sina ise, kui sa suudaksid olla vihas või hirmus või midagi sellises nii-öelda madalamas energiaseks, nagu seda võiks tänapäeva terminites nimetada. Nii et armastuse aktiveerimine, jah. Hirm pidi ka olema armastuse puudumine. See on selle vastasusena palju, jah. See kalk viha ka muidugi. Ja teine asi, mis aitab hirmu vastu on usaldus. Lihtne asi, lihtne näide minu elust. Näiteks usaldus Jumala suhtes, ütleme siis taevas isa suhtes. Et ta kuuleb mind, et ta aitab mind ja nedasi, eks ole, kuuleb mu palveid, ma saan temaga suhelda, tema suhtleb minuga ja nedasi. Ja usaldus ka selle suhtes, et see, kuidas ta kogu selle süsteemi ja universumi on tööle pannud, et see on stabiilne, see töötab hästi, kõik on väga hästi läbimõeldud. Me oleme ka väga hästi läbimõeldud ja loodud nii nii-öelda ma hinge poolest, kui ka vaimu poolest, kui ka ihu poolest ja mõistuse kõik elemendid, annid, mis meil on. Kõik meie, kaasa arvatud meie suurus, kui suured või väiksed me täpselt oleme, kõik on täpselt kalkuleeritud ja paika pandud. Ja kui sa usaldad seda, vaata, et ta tahab sulle head, et ta on hea,
tema suhtumine sinusse on alati tingimusteta armastav ja hooliv ja heatahtlik, siis on see, et siis nagu hirm elu ees kaob ära, nagu väga paljud hirmud lihtsalt lähevad juba selle usalduse abiga välja. On hästi hea üks viis, kuidas mina olen suutnud hirmusid nii-öelda tõrjuda, just ongi selle usalduse ja armastuse abiga. Nii, aga ma tahan veel korra nüüd jagada ekraani peal 1,2. Nii, ehk siis väike slideshow, ma ei tea, kui hästi seda siin nüüd, on näha küll, väga hea. Ehk siis mida sa arvad, et sa kardad? Ma kunagi tegin see slideshow, panin kokku ja ma tundsin, et enda jaoks vaja nagu selline asi luua ja siis ma mõtlesin, ma jagan teistega ka. Mõnele inimesele olen siin jaganud ja tagasiside on olnud päris, üsna emotsionaalne, ütleme siis nii. Nii, ühesõnaga lähme siit. Mida sa arvad, et sa kardad, on ju? No, mida me tavaliselt arvame, et me kardame inimeste silmis rumalaks jääda, mis teised meist arvavad, eks. Uusi kontakte luua, suhelda, ala minna kellegi juurde ja minna rääkima midagi, on ju. Maala. See on mul tuttav. No nii, avalik esinemine, vigade tegemine, öelda välja oma arvamust ja nii edasi, eks. See on, mida me arvame, et me kardame. Nii. Siit läheb edasi. Ehk siis see tuleneb sellest, ehk et me kardame kohtumõistmist. Ehk siis kriitikat, väljanaermist, karistamist, hukkamõistu ja nii edasi, alandamist. Neid halbu emotsioone kardame tegelikult. Me kardame tunda ja kogeda seda midagi halba, millest me tahame nagu eemla hoida. Et parem on, kui seda meiega ei juhtu, eks. Me kardame kohtumõistmist, aga see tuleneb, ja teine asi, mida me kardame ka, tihti me võib-olla teadvusta seda endale, aga et me ei taha kogemata teistele kahju teha. Et just sellest hoolimise tõttu, et kogemata midagi halba teha kellelegi näiteks. Vale infot edasi anda, võt siin on isegi näide ka. Okei. Ja veel, mida me kardame, on tegelikult ennast halvana näha. Ja me kardame seda, et teised näevad meid ka halvasti. Ja siis, kui me mõistame, et teised näevad meid halvasti, siis meil on 2 valikut. Kas me otsustame uskuda seda, et me olemegi nii-öelda halvad selles mõttes, või otsustame ennast halvasti näha, või me otsustame, et me ei otsusta ennast halvasti näha. Ma ei tea, avaldad mingi arvamuse kuskil näiteks ja ei tea, ütled, et näiteks oled lamemaalane või midagi sellist, on ju. Ja siis teised võib-olla vaatavad sinu peale mingi pilguga, et kuidas sa küll võisid sükst asja öelda ja saad see teine, 3., 4. Ja siis on see, et ma vist olen eksinud või ma olen halb või teen teistele kahju, on ju. Et sellest tekib enda hukkamõist ja enda mitte armastamine, mis tekitab tegelikult väga palju probleeme inimesele. Nii, aga mis siit edasi, et siis mida sa tegelikult kardad, on see, et sa kardad jääda üksi. Ehk et siin ongi see sama nii-öelda see algjuur, et sa kardad seda, et inimesed jätavad sind maha. Nad peavad sind väärtusetuks. Sa kardad kaotada võimalusi, kardad kaotada inimesi, kardad kaotada võimalusi inimestega suhelda, kogeda nende armastust ja nende aktsepteeringut, sest et sa justkui vajad seda vaata teistelt. Ja samas mingis mõttes vajad ka seda anda teistele, on ju. Et me oleme sotsiaalsed olendid ja nii, et eks see on nagu selge. Aga just üks nagu see lapse teema, vaata, mäletad, lapse arhetüüp. Et keegi, ehk siis nii-öelda näiteks sinu lapse vanemad ei anna sulle enam armastust või aktsepteeringut. Just siin, täpselt see. Ehk siis muidugi siin puudutab see nii-öelda teisi inimesi, mitte ainult tingimata siis vanemaid, eks. Ehk siis kaotada inimesi oma elus ja olla väärtusetu, seda kardame ka. Eriti veel näha ennast väärtusetuna, ütleme siis nii, või uskuda ennast, et sa oled väärtusetu. See on, mida me kardame ka. Ja millest see tuleneb? Mis selle tingib? See tingib tegelikult, see tuleb sellest, et meil on sõltuvus inimestest ja neilt saadavast armastusest. Ehk et palun armastage mind, siis ma tunnen, et ma olen väärtuslik, vaata. Et ma lähen kellelegi korda, siis ma olen oluline, ma olen väärtustatud. Ja mis selle sõltuvuse vastu aitab, ma avastasin, on tegelikult armastus andmine. Ehk siis tingimustest armastuse andmine. Tähendab seda, et sa annad armastust näiteks välja teistele. Naeratad, oled positiivne, oled armastav, oled hooliv, tahad teistele head. See võib muidugi väga äärmuslikuks ka minna, see hea tegemine, eks ole, et ma ei tea, annad oma riided sellest, et see üleliigne see ohverdamine kõik ja või kellegi ellu liigne tungimine, see on juba piirid, eks ole, et austus peab ka siin juures olema, et see nagu üle piiride päris ei lähe. Aga Oota, see on see ka,
et ei saa olla sellist arvepidamist nagu suhetes. Ükskõik kellega siis oma kaaslase või sõbraga või sugulasega, et oodata, et teine midagi teeks, et mina, et nüüd on tema kord või mis iganes. Ja. Täpselt, et sa ei oota ka teise inimese järgi. Et olla see esimene, kes annab armastust välja. Et sul on võimalik... Mitte, et sa laseks ennast ära kasutada, aga... Ja, täpselt. Aga et sa fokusseerid sellele, et sa aktiveerid endas armastuse ja lähed lihtsalt seda ise välja andma. Ja muuseas ka ise endale. Ehk siis kohe jõuame selleni ka. No, see on küll raskemas. No nii. Aga mida see eeldab on see, et sul on usk, et see info või armastus või oskused, mida sul on anda, on väärtuslik, eks. Ja usk, et sina oled väärtuslik. Väärtustad ennast, armastad ennast. Ja usud ka seda, et sa oled algselt loodud heaks olendiks. See on nagu ülikriitilise tähtsusega tegelikkuses. Enda identiteet. See on nagu ülitohutult oluline, sest sellest sõltub see, mis otsuseid sa teed, kuidas sa käitud nii enda kui teistega ja kuidas sa üldse oma elu põhimõtteliselt elad. Kuule, ma eelmises osas ei maininud, aga see on hea point sealt, et vaata, nagu ma mainisin, inimene on loodud puuvilju sööma ja puuvili on selline asi, mis on mõeldud söömiseks. Sa ei söö isegi nagu taimevart või sellerit või. Et see on nagu mankind on, see sõna juba inglise keeles ütleb, et kind on lahke. Lahke, inimkond on lahke. Aha, päris lahe. Ma ei olnudki nii mõelnud. Meid on loodud mitte vägivaldseks. Juba toidu poolest. Väga õige, hea tähelepanek. Nii, ja lisaks teine asi veel, mis sind aitab, on julgus. Ehk siis julgus anda armastust välja. Nii, ja mida inimesed tahavad olla armastatud, inimesed tahavad olla väärtustatud ja et nende vastu tuntaks huvi, et neid peetaks oluliseks. Ja mida inimesed ei taha, täpselt seda vastupidisteks. Nii, ja siin ongi see, et kas sa oled kunagi mõelnud, et äkki sa kardad olla julge, mis tähendab seda, et kardad armastust välja näidata, kardad armastada. Võib-olla sul on vaja sükst asja nagu julgust olla julge. Just. Ja huvitav on see, et kui sa julged olla julge, siis armastus aktiveerub sinus muuseas. See on nüüd graafik, mille ma täiesti enda sisemaailma põhjal siis joonistasin siia, panin kirja. Jälgides, mis minus toimub. Nii, kui armastus aktiveerub, siis see aitab väga hästi kaasa sellele, et sa suudad armastada ennast ja väärtustada ennast, ehk siis see õiget sorti enda armastamine. Nii, hirmud kaovad, kõrvalmõju nii-öelda. Ja need kaks asja kokku annab sulle selle, et sa ei karda teiste arvamusi. Sest et sa näed ennast väärtuslikuna ja olulisena ja hindad enda arvamusi. Ei karda kriitikat, süüdistusi tuleb sellest tagajärg. Ja mis juhtub sellest on see, et sa ei karda teha vigu. Ehk siis kui sa lähed avalikku esinemist tegema ja sa ei karda teiste kriitikat, siis sa ei karda ka teha vigu, et mis siis, kui ma ütlen oma esitluses sõna valesti, vaat. Mis nad siis ütlevad või mis nad siis mõtlevad, et osa tahavad saalist minema või ma olen seal krampiseks. Aga sa ei karda teha vigu, kui sa ei karda kriitikat või süüdistusi, selle tõttu, et sa ei karda teiste arvamusi, selle tõttu, et sa armastad ennast ja sa oled aktiveerinud armastuseks tänu sellele, et sa otsustad julgeda olla julge. Uskudes, et sul on midagi anda. Vägev. Teine asi, mis sellest tuleb, on, et sa ei kritiseeri ennast, mis on jälle väga oluline asi sulle, et see annab su elu kvaliteedile juurde kohe. Nii, need kaks asja annavad kokku sulle julguse teha uusi asju, õppida, areneda, eks. See juba hakkab käivitama üleskäiguspiraali. No nii, vinge. See annab sulle tegutsemisjulgust, mida kindlasti kõigile meeldib omada. Julgus unistusi ellu viia, ehk siis see võitmise teema, eks ole, et usud endasse, et okei, suudan midagi teha, eks. Sul tekib see julgus. Ja julgus ka lubada endale rõõmu ja õnnelikkust ja häid asju, uskudes, et oled seda väärt. Ja see on üks oluline punkt, kus ma korraks peatun. Väga palju inimesi on alaväärsuskompleksi käes või küüsis kinni ja nad usuvad, et nad ei ole head väärt. Ehk siis nad on treenitud mõtlema nii ja uskuma nii ja tundma nii, et nad on vähem väärtuslikud, ebaolulised, siuksed nähtamatud võib-olla isegi. Ja ei ole väärt elus justkui häid asju, ma ei tea, häid suhteid, vara, mida iganes on ju. Ja siis on see probleem ka, et need inimesed tihtipeale ka blokeerivad ära
armastuse nagu, enesearmastus õiges suhtes. Ja see tekitab selle olukorra, et nad ei julge lubada endale rõõmu ja õnnelikkust, ehk siis nad püsivad pidevalt sellises õnnetus ja kurvas meeleolus ja olekus. Ja siis see takistab neid tegelikult elus edasi liikumast, sest et mõtled, et aga ma võiks olla rõõmus, ei, tegelikult on selle taga see, et ma ei luba seda endale või et usuvad, et see ei ole väärt seda või mis iganes. Muide, Bethil on ka audio olemas, Unworthy Release audio, et see ongi see väärtusetus programmi vabastamine. No nii. See on täpselt täiesti seal ka olemas, täpselt klapib jälle. Vaat kui huvitav. Nii, läheme siit edasi. Julgus teha uusi asju, mis see sulle annab, on see, et sa saad isiklikku kasvu. Eneseareng, väga kasulik asi elus. Usk endasse, kes ei tahaks seda, enne. Ja mis see annab sulle? See annab, et sa suudad olla sõltumatum selles mõttes, et sa oled endale kindlaks jäävam. Ja julgus olla julge annabki sulle seda siis, jah. Ehk siis sa ei kuula teiste negatiivsust, teiste mõttetut kriitikat, mis lihtsalt lammutab, vaata. Aga kui sealt tuleb positiivset tagasisidet, siis võtad seda, et nii, okei. Küsid, on see nüüd positiivne, konstruktiivne tagasiside, millest ma saan midagi õppida, Kui on, siis väga hea, äkki tasub seda kuulda võtta, nii. Aga kui lihtsalt on siuke, et sa oled jobu, vaata, et siuke tagasiside või sa oled mis iganes, et siis nagu mõtled, et kuule, aga ei, ma ei arva nii, vaata. Ja siis lähed edasi ja jääd enda arvamuse juurde, et ma ei ole jobu, vaata, lihtne. No nii ongi. Ja siis, sest sa hindad enda arvamust rohkem kui selle teise inimese arvamust selle koha pealt. Sa ei lase endale nii-öelda pähe istuda, et usk endasse annab enesekindlust juurde, väga positiivne asi, kes ei tahaks olla enesekindlameks ja kõik see annab sulle nii-öelda sinu väärtusele juurde, sinu sisemine väärtus kasvab. Ja need on omavahel seoses, need asjad, enesekindlus ja sinu väärtus. Ning mis need kokku annavad, need lisavad sulle atraktiivsust. No kes ei tahaks olla atraktiivsem, üldjuhul. Ja see lisab sinu õnnelikkusele. No nii. Atraktiivsus see on juba kuningaarse tüüpist, kui inimesed hakkavad kuulama sind. Ja teine asi siis see armastuse andmine, millest ma siis juba enne rääkisin. See käib kokku selle julgusega olla julge. Ja kui sa annad armastust välja, siis mis juhtub sinuga automaatselt on see, kui sa fokusseerid sellele, et okei, ma hakkan armastust andma teistele ja endale ka muidugi. Siis juhtub see, et sa ei hooli enam sellest, kas teised sind armastavad vastu või mitte. Ja teised ei pea sinu armastust välja teenima. Tihtipeale armastus on hästi selline tingimuslik, et sina teed minu jaoks seda, siis ma armastan sind. Või näiteks, kui ma olen hea laps, vaata, siis ma saan kommi või siis mind vanemad armastavad. See on nagu see teema. Ja lapsepõlvest tuleb see meile sisse üsna tugevasti tihtipeale. Ja kui sa otsustad, et märkad järsku koged, et sa annad armastust välja, niisama tasuta tingimusteta nii-öelda, et otsustad olla esimene, kes seda teeb, kes jagab armastust, naeratab inimestele, ütleb häid sõnu, julgustab teisi, siis siin ongi see, et sa ei sea piire, et teised ei pea ennem sinu heaks midagi tegema, et sa võiksid neile seda armastust anda. Ja mis huvitav on selle juures on see, et sina ei pea teiste armastust välja teenima. Sest et see armastus sinu sees nagu toimib ja on elus ja aktiivne. See on väga, väga hea. Ja see annab sulle vabaduse. Usu või mitte. Armastus annab sulle vabaduse. Ja elu mõtte ka. See annab sulle suurema, parema eluvisiooni, positiivsem hoiaku ja see annab sulle ka tahet tegutseda elus. Ja annab isegi energiat ausalt öeldes. Ja selge see, et need, kes on elu mõtte võib-olla kaotanud, siis kuidas elu mõtet tagasi saada, ongi see, et hakka armastust andma. Otsusta olla julge. Ja armastusest rääkides veel, selle juurde tuleb see, et sa hakkad teisi väärtustama ka rohkem, sest et sul ei ole midagi kaotada. Vaat sul ei ole see, et äkki ma jään armastusest ilma, et siis ma parem ei riski, et siis, aga armastusest sa ei saa ilma jääda, sest et seda ei saa keegi sult ära võtta. See on, millest sa koosned. Igal inimesel on olemas see inimlik armastus, nii-öelda see natural love. Kõik me sünnime, me oleme loodud sellega. Aga teine asi, millest ma ühes tulevases saates teen siis juttu, on siis see jumalik armastus ja kuidas see inimesele mõjub ja mis see inimesega teeb ja miks on parem seda omandada. Sellest tuleb hiljem juttu, aga just et see, et kui sa ei karda kaotada teiste armastust sinu vastu, siis tekib ka see, et sa julged teisi väärtustada. Ehk et see on see, et sa ei karda teistele komplimente teha, et sa ei karda konkurentsi, võt see on see. Sa julged väärtustada isegi oma konkurente. Isegi neid, kes nii-öelda on jutumärkides sinust üle või mida iganes.
et või sinust paremad. Et sa julged ka neile nagu hästi öelda, mitte et sa ei tunne, et sa pead teistega võistlema tohutult. Et olla kuidagi midagi, olla väärtuslik justkui. Loodetavasti enda silmis. Ja siis, et kohtled teisi hästi armastust andvalt igas olukorras, sest et teised ei pea su armastust välja teenima. Väga lihtne. Armastuse 5 keelt, Gary Chapmani raamat Armastuse 5 keelt, väga asjalik, selgitab sellest, et see armastuse võib jagada nagu väljenduse mõttes 5 erinevasse lahtrisse või kategooriasse, milleks on tunnustussõnad, kvaliteetaeg, teiste heaks tegutsemine ehk siis teenimine, füüsiline puudutus ja kingitused. Ehk see on see, kuidas armastus avaldub, eks ole, erinevatel viisidel. Ja need on siis ka vihjeks, et mida sa nagu, kuidas sa saad siis armastust avaldada, eks. Mõtle, kvaliteetaeg, kvaliteettegevused, ma ei tea, viid kellegi kohtingule, midagi sellist, on ju. Valmistad mingi söögi ette, pesed auto ära, mida iganes, on ju, teenimised. Tunnustussõnad on, ilmselgelt sa ütled teistele, et et sa oled täna väga heas konditsioonis või vägevad uued püksid, mis iganes, eks. Ja tagajärg on see, et juhtub see, et teiste inimeste ülesehitamine ja ka suhete ülesehitamine toimub. Loomulikult tasub alati olla siiras armastuse väljendusel, sellepärast, et muidu see oleks lihtsalt sööke mingi lipitsemine või millegi üritad välja teenida midagi, eks. Et ütled teisele häid sõnu, et kuidagi midagi saavutada selle läbi, et mis on nagu see, et äkki ma saan siis parema töökoha või midagi süükest. Et see ei ole nagu see. Aga siin on see, et sa ei ürita sellega midagi välja teenida, vaid lihtsalt lähed, annad armastust inimestele. Ja see toob teistele õnnelikkust. Ehk siis inimesed saavad armastust, kogevad seda, et nad on armastatud, hoolitud lihtsalt sama tasuta. Selles mõttes tasuta, et nad ei pea selle eest otseselt nagu midagi maksma, ütleme selles mõttes, et keegi lihtsalt tuleb ja annab neileks. Ja mis juhtub on see, et tagajärg võib juhtuda, et inimesed avanevad ja hakkavad tegema seda sama. Ehk juhtub duplikatsioon. Ehk et sina oled see esimene, kes nii-öelda on see algne mõju, kes annab seda armastust välja teisele inimesele, teine tunneb, et niimoodi saab ka elada. Ja siis ta võib-olla kuulab selle saate ära ja vaatab see, siuke kontseptsioon ja otsustab sama teha. Eks ole, et ma hakkan ka armastust andma välja lihtsalt sama tasuta. Kusjuures armastuse väljaandmine arendab sind ennast ka. Et see on ka üks oluline asi teada. Ja panid ilmselt tähele, et tehes paar õiget otsust, ehk et otsustad armastust anda ja julgeda olla julge, sa saavutad selle tulemusel automaatselt mitu väga suurt ja olulist eesmärki. Väga, väga lahe. Vägev, aga ma arvan tänaseks vist piisab sellest saatest, nii et saime mitmeid väärt pointe edasi antud siin ja ega muud midagi, et need, kes kuulasid, vaatasid just eriti, et kindlasti said siit üsna palju mõtteainet ja ka loodetavasti lahendusi oma isiklikku ellu, et kuidas oma sisemaailmaga paremini toime tulla. Nii et see oligi see eesmärk selle saate tegemise juures ja egas midagi. Ilmselt siis kohtume juba järgmises saates. Tänud sulle, Reimo. Tänud sulle, Arto.